Tähelepanu, tegemist on ulmefilmiga, nõrganärvilistele mitte soovitatav. ...2012 on uue ajastu sümbol, vana maailma lõpp. See segadus või hirm või ärritus või pahameel või heameel, mis inimesi hetkel valdab, viib meid nii kaugele, et me kõik hakkame seda kõike ise järgi uurima ja üle kontrollima. Me hakkame rääkima sellest oma lähedastega. Sa võisid ju algul arvata, et see kõik on ulme ja mingite lollakate vandenõu. Aga sa hakkad nägema laiemat pilti, kui ise neid teemasid uurima hakkad. Ning kiiremini kui arvatagi oskaksid, teab sellest pea kogu Eesti. Ja tead miks? Sest Eesti on nii väike, sest me teame praktiliselt juba 5 tuttava kaudu kõiki inimesi ükskõik millises Eesti nurgas. Sest teaduslikult on tõestatud, et piisab 10% inimeste ärkvelolekust, et tõde hakkaks levima. See protsent tänases 7 miljardilises maailmas on üle 10%. See tõde levib ja meie pisikeses Eestis on see juba üle 20%. Võttes arvesse, et see film levib internetis, nii YouTube'is kui ka mitmetel teistel videosaitidel, torrentina, otse alla laetava failina ning on saadetud kõikidele Eesti erakondadele, ministritele, koolidele, raadiotele, telekanalitele, ajakirjandusele ja ka president Toomas Hendrik Ilvesele, on teaduslikult võimatu, et see info ei leviks iga eestlase koju. See film on saadetud rohkem kui 1000 kõrgel positsioonil olevale isikule Eestis, sealhulgas õiguskantslerile ja mitmele tippjuristile ning läbi rahvusvahelise alternatiivmeedia üle 10 miljoni inimeseni. Kuigi see vandenõu on nii kõikehõlmav ja hirm suur, et näiteks mitte ükski Eesti poliitik ei ole julgenud sellest veel avalikult rääkida, astub juba käesoleval aastal välja üks erakond Eestis, kes tunnistab avalikult, et 911 ja ka paljud teised terroriaktid ajaloos on olnud eliidi näitemäng inimeste lollitamiseks. Sellesse erakonda kuuluvad nii mõnedki tuntud vanad kalad Eesti poliitikamaastikust. Mina nimetaksin pea kõiki maailma poliitikuid ja ka presidente, sealhulgas ka Eesti omasid, poliitilisteks prostituutideks. Neist valdav osa on targad inimesed, kes on selle kõigega kursis, kuid arguse või rahaahnuse ja isikliku ego tõttu ei julge nad midagi ette võtta, kuid siiski piisab ainult ühest Eesti poliitikust, kes julgeks kõik südamelt rääkida. Ja kui too esimene poliitik avab oma suu, liituvad temaga varem või hiljem ka kõik teised, sest inimesed on ärkamas ja tõde on nakkav. Huvitav, kes võiks olla see poliitik Eestis, kes esimesena sellest räägib? On see Silver Meikar? Miks mitte? Ma ei välistaks seda varianti. On see keegi endisest Rahvaliidust? Ka seda varianti ma ei välistaks. Igatahes, mina ootan suure huviga, kes seda teeb. Too esimene julge, kes iganes seega poleks. Temast saab legend ja läheb ajalukku, teiste suurnimede kõrvale. Igatahes saab selle tulemusena Eestist esimene riik läänemaailmas, kes avalikult tunnistab, et 911 ja kogu see ülejäänud hullus on olnud illuminaatide kokkumäng ja vale. Tegelikult ütles Iraani president Mohammad Ahmadinejad juba 2005. aastal julgelt välja, et 911 oli USA sisetöö. Ka Muammar Gaddafi rääkis sellest avalikult. Ükski teine riik pole julgenud seda sammu veel astuda. Eestist saab esimene riik läänemaailmas. Eesti on esimene lääneriik, kes kutsub üles ka teisi seda tunnistama. Olukorras, kus kogu maailm on üksteisele rahavõlgu. Olukorras, kus kõik inimesed saavad teada, et neid võlgu ei olegi võimalik ära maksta, sest intressidena nõutavat raha polegi mitte kunagi eksisteerinud. Olukorras, kus kõik saavad teada 911 tõelised lavastajad. Sellises olukorras saabki tulla ainult ühe ajastu lõpp ja teise algus. Tänane maailm ja rahasüsteem saabki ainult pankrotti minna. Parteipoliitiline süsteem kukub kokku, nagu rahandussüsteemgi, sest nende ülesehitus on vana globaalse energiavälja materiaalne avaldumine.
inimkonna iganenud minakujutlus. Sellepärast laguneb ka haridussüsteem, mis täna eeldab, et kõik peaksid tuupima ühesuguseid teadmisi, kuigi kõik lapsed on andekad erinevatel aladel. Seda enam, et enamik koolis õpetatu ei vasta üldse tõele, sest tõde varjatakse. Koolid ei ole midagi enamat kui ajupesuprogrammid, mis toodavad piiratud ja represseeritud nägemisega lambaid. Meie oleme kõige individuaalsemad füüsilised olendid planeedil Maa. Individuaalsus on arengu kõige olulisem tunnus. Kuidas saab olla, et koolid ja haridussüsteem on selle vastu? Vastus on väga lihtne. Kuskil on jõud, mis ei soovi näha arengut ja iseseisvat mõtlemist. 2008. aastal alanud majanduskriis, kus mitmed pangad ja riigid läksid pankrotti ning paljud inimesed jäid töötuks, oli alles algus. Kogu see vandenõu on nii läbinähtav, et on lausa naeruväärne, et see endiselt nii avalikult toimida saab. Et seda sitta sööma hakata, on vaja teise nurga alt läheneda. Sest planeet Maa on elus organism ja iga loogiliselt mõtlev ja kallutamata arvamusega inimene taipab, et nii ei saa enam edasi minna. Ja kui Eesti teeb maailmale sellise avalduse, siis ärge üllatuge, kui meiega liituvad mitmed riigid juba vähem kui 1 kuuga. Täna on inimesed täielikult keskendunud ebaolulistele asjadele, võltskultuurile ja pseudoprobleemidele, mille valitsus ja televiisor neile ette maalivad. Seetõttu tunneb rahvas end pidevalt ebakindlalt, mis omakorda takistab indiviidi ja sealt edasi ka kogu maailma arengut. Tsitaat George Orwelli romaanist 1984. Teatavas mõttes pääses partei maailmavaade kõige paremini mõjule just niisuguste inimeste juures, kes ei olnud võimelised sellest aru saama. Selliseid inimesi võis uskuma panna kõige häbematumaid reaalsuse vägistamisi, sest nad ei taibanud iial päriselt, kui jälestusväärne see on, mida neilt nõutakse. Ja nad ei olnud küllalt huvitatud ühiskondlikest sündmustest, et märgata, mis toimub. Ja kuna nad millestki aru ei saanud, jäid nad vaimselt terveks. Nad lihtsalt neelasid kõik alla ja see, mida nad alla neelasid, ei teinud neile kahju, sest see ei jätnud neisse mingeid jälgi, nagu viljatera, mis käib linnu kõhust seedimata läbi. Tänases maailmas on inimesed arad ja ebakindlad, kuid see muutub väga ruttu. Kui sa suudad oma mõtted vabastada, siis avastad, et igal indiviidil on tegelikult tohutult suur anne ja jõud. Palju suurem kui ükskõik millisel poliitilisest prostituudist riigijuhil. Ning maailma valitsejad teavad seda. Seda kardavad nad kõige rohkem. Me kõik oleme väga huvitavad ja täituksime uutest teadmistest, kui vaid pühiksime selle ajupesu meelest ja taasavastaksime universumi tõelised tarkused ja saladused. Meie kõigi käes on püha kraal. Lastena on see meil puhtal kujul olemas, kuid süsteem trimmib seda välja alates sünnihetkest, süstides meisse ajurakke ja tervist tapvaid vaktsiine. Elu mõte on areneda, aidata endast nõrgemaid ja olla ühiskonnale nii kasulik kui võimalik. Ehk siis meie, täiskasvanud inimesed, kellel on jõudu ja tehnikat, peaksime küsima lastelt, mida teha, ning siis need asjad ära tegema. Sest kui te pole märganud, siis lapsed teevad neid samu asju, mida täiskasvanud, ainult, et ilma rahata, ilma stressita. Väikesed lapsed on hingelt süütud ja puhtad. Nemad teavad tõelisi vastuseid, mis täiskasvanuna on juba ära unustatud. Materiaalse vara kogumine on kõige mõttetum tegevus üldse. Maine mammona hoiabki inimesi oma enda sisemuse vangis. Noored on meie tulevik ja tegelikult juba ka olevik. Sest uuringute põhjal selgub, et noori ei huvita üldine neokonservatiivsus ega ka mitte kommunism, ehk 2 vägagi lihtsalt kontrollitavat nähtust. Noori huvitab hoopis tõeline vabadus. Nad on taas avastamas esivanemate juba unustatud teadmisi ja universumi seaduseid, kuidas nautida elu, olla vaimselt edukad ja anda oma panus paradiisi vabastamiseks. Paljud noored ja teised avatud mõtlemisega inimesed ei usu juba ammu mitte midagi, mida räägitakse ajalehtedes ja televisioonis. Me näeme läbi kõigist ajuvabadest seadustest ja lavastatud terrorirünnakutest. Me teame, et iga päev rikutakse maailma sõjakolletes jõhkralt Genfi konventsioone, milles on selgelt öeldud, et keelatud on ükskõik mis eesmärkidel rünnata, hävitada, ümber paigutada või kasutuks teha tsiviilelanikkonna elutarvilikke objekte.
ning meie väike armas Eesti on selles kaasosaline. Eesti, mis ise alles paarkümmend aastat tagasi vabanes samasugusest okupatsioonist. Siis nimetati seda ärkamisajaks. Kuid ka sellel sündmusel on salakaval teine tahk, mida valdav osa inimesi ei taipa. NSV Liidu lagunemine ja sellest tulenevalt ka Eesti iseseisvumine oli eliidi poolt heaks kiidetud ja aastaid ette planeeritud sündmus. Nimelt ei olnud läänemeelsed riigid nagu Baltikumi riigid ja Poola NSV Liidu alla kuulumisega rahul. Loomulikult pole ükski riik rahul okupatsiooniga, kuid läänemeelsemates riikides oli see vastasseis tunduvalt võimsam. Nii lasti nad vabaks, et nad hiljem juba suure rõõmuga ise Euroopa Liiduga liituksid. See kõik oli tegelikult lihtsalt üks samm uue maailmakorra tegevuskavas. Kuid massiivne ülemaailmne ärkamine on alguse saanud käesoleval aastal 2012 ning järgmise 5 aasta jooksul ärkab ka kogu muu maailm. Aastatest 2012 kuni 2017 saavad kõige põnevamad ja tormisemad aastad meie elus. Tasapisi ärkab kollektiivne teadvus. Mõistmine, et me kõik oleme osa ühest suurest maatriksist. Nii sina, mina, eestlased ja venelased, juudid ja mustanahalised, loomad ja linnud, taimed ja bakterid ning ka narkomaanid ja kodutud. Me oleme kõik üks ja me ei karda enam mitte midagi, ka mitte surma, sest me taipame, et elame ainult füüsilises kehas, mis ühel hetkel laguneb nagu tavaline automootor. Meie hing aga rändab edasi igavesti ja taas sünnib uuesti. Inimesed taipavad, et me oleme tegelikult igavesed, igavesti noored ja täis armastust. Eestit on ajaloo vältel korduvalt erinevate riikide ja võimude poolt vallutatud. Me oleme sajandeid olnud orjastatud rahvas. Ei pääsenud me ka 16. sajandi usupuhastusest. Usupuhastus oli sõjaline ettevõtmine, kus meile suruti vägisi peale kristlust ja tambiti jalge alla loodusega ühes hingavad põlisusundid. 100 aastaid hiljem keelustas Nõukogude võim ristiusu ja tampis jalge alla õiguse mõelda vabalt. Kogu selle ajupesu tulemusena on Eestist saanud tänaseks maailma kõige vähem usklik riik. Eestlaste kohta levib naljaga pooleks ütlus. Eestlane ei ole usklik, aga ta usub kõike. Kuna Eesti on religioonist vaba maa, annab see meile eelise olla tõeliselt vaba ja paremini näha maailmas tegelikult toimuvad. Eestlased saavad asjadest aru, sellepärast teeme ära toimibki. Selline on linnapilt Egiptusest detsembris 2011. Toimus riigipööre. Eelmine president pandi vangi. Noored võitlevad inimõiguste eest palgatöölistest sõjaväega. Kumbki osapool ei mõista, et selle olukorra on tekitanud süsteem, mille on aastatuhandete jooksul loonud ülikavalad ärimehed, illuminaadid, kes selle sama olukorra pealt teenivad tohutut raha. Mõlemad osapooled, olgu nad fašistlikus või demokraatlikus ühiskonnas, maksavad hingehinda, et üldse elus püsida. Nad on orjad. Nad on niivõrd hõivatud oma igapäeva murede ja ajaga, mille nad veedavad televiisorist suvalisi inimesi vaadates, et nad ei suudagi keskenduda, et mõelda, miks on nad just sellises olukorras. Samasugune on olukord ka kõigi teiste rahvastega, nagu ka eestlastega, nagu ka eesti venelastega. Kumbki eriti üksteist ei salli, kuid elu sees ei mõelda selle peale, et mõlemad on süsteemi orjad. Mõlemate pealt teenib keegi ülisuurt kasumit. Ja kui mõni nendest liiga palju ise mõtlema hakkab, siis saame ta vangi panna. Et ellu viia seadust, mis lubaks ilma kohtuotsuseta 6 kuuks iga eestlase vangi panna, tekitatakse tüli eestlaste ja eesti venelaste vahel. Nimetame seda pronksööks. Tollel öösel oli samuti konflikt 2 osapoole vahel, kes mõlemad on süsteemi orjad. Hetkel, mil inimesed saavad aru sellest süsteemist, lõpetavad nad võitluse, kallistavad üksteist ja kogu süsteem kukub kolinal kokku. Vaadakem, mis toimub maailmas täna. Kõikjal on tohutud rahutused, sest inimesed on väsinud vanast orjasüsteemist. Väsinud pole isegi enam õige sõna. Vana süsteem ei toimigi enam. Occupy liikumine on kujunenud globaalseks nähtuseks. Alates 2011. aasta sügisest on toimunud pankade ees piketeerimised rohkem kui 80 erinevas riigis,
kokku 3000 linnas üle maailma. See kõik on alles algus. Tõeline mäss läheb lahti siis, kui kukub dollar ja euro ning illuminaadid ja ka Rooma paavst pakuvad lahenduseks ühist maailmapanka ning valitsust. New World Order. Kui vaadata USA's presidendivalimistel toimuvat, näeme, et kõik kandidaadid lubavad alati muutuseid ja õnne. Ometi on kogu aeg kõikjal maailmas sõjad, kus peaosatäitja on USA. See on nõnda, kuna kõik presidendikandidaadid on globaalse eliidi heaks töötavad ärimehed. Nad on täpselt nagu suurfirma tippjuhid. Need tippjuhid ei ole ise kunagi nende firmade ja korporatsioonide omanikud. Sama on ka presidendikandidaatidega. Kui vaadata kaine peaga, siis kogu see pull on nii läbinähtav, et enam rohkem läbinähtav ei saakski olla. Kui sul on palju raha ja võimu, siis saab kõike korda saata, kõiki inimesi ära osta, teha, mis tahad. Kui sul on palgal mõlemad presidendikandidaadid, siis pole üldse vahet, kes valimised võidab, sest palkaja, eliit, saab ikka oma tahtmise. See on ju siililegi selge. Need inimesed, kes sellest aru ei saa ja läbi ei näe, elavad täielikus illusioonis, pidevas transis, vahtides telekast teisi endasuguseid. Kuid esimest korda pea 50 aasta jooksul on USA presidendi maastikul näha muutusi. Ehe näide on congressman Ron Paul. Tema on eliidi vastu sõdinud aastakümneid. Kõik tema ennustused New World Orderi plaanidest on täide läinud ning inimesed on ärkamas ja taipamas reaalsust. Kuigi Ron Paul ei julge avalikult tunnistada 911 sisetööd, pärast John F. Kennedyt saabumas aeg, kus eliidil on tõeline paanika. Massimeedia blokib Ron Pauli täielikult, kuid faktide vastu ei saa. Mees on kõige populaarsem kandidaat. 3. jaanuaril 2012. aastal Ohios peetud eelvalimistel leidis ekspertide hinnangul aset suurim valimispettus viimase 50 aasta jooksul. Kui pidevalt esikohal olnud Ron Paul osutus peale häälte lugemist alles 3. Nimelt päevad enne valimisi teatas korrumpeerunud USA valitsus, et neil on põhjust arvata, et aset võib leida valimispettus. Selle tulemusena viidi häälte lugemine läbi salajases kohas ning nagu me juba teame, sai absoluutne rahvalemmik alles 3. koha. Ron Paul on ainuke presidendikandidaat, kes on uute sõdade vastu. Sellepärast on ta saavutanud rahva seas tohutu populaarsuse. Tema sõnavõttudest võtavad osa iga nädal 10 000 inimesed. Kõik teised kandidaadid räägivad pooltühjadele saalidele. Massimeedia väldib Ron Pauli või kirjutatakse sulaselgelt valet tema kohta. Taaskord küsimus. Kui läbinähtav see kõik olema peaks, et ka massimeedia julgeks neid sündmusi kajastada? Esimest korda ajaloos on saabunud aeg, kus poliitikasse pürgib üha enam ausaid inimesi, sest maailmas valitsevad uued väärtushinnangud. USA ja kõikide teiste suurriikide valitsused tegelevad relvamüügi, narkootikumide müügi, lastemüügi, orjamüügi, seksiorjade müügi, lavastatud terrorirünnakutega ja nii edasi. See on puhas äri. Kui avad end võimalusele, et see kõik võiks olla tõsi, hakkad seda kohe ise taipama. Nad tahavad maailma majanduse täiesti põhja viia, et tekitada kaos ning hiigelvõlad, mille tulemusena riigid loobuksid oma suveräänsustest ja kõik kuuluks pankuritele. Inimestest saaksid täielikud orjad. Nad tahavad meie arvu vähendada 7 miljardist 500 miljonini, sest sellist hulka inimesi suudaksid nad kontrollida. Seda on paljud neist ise tunnistanud oma eluloo raamatutes, kuid maailma üks suuremaid sõjakurjategijaid Henry Kissinger on sellega avalikult ühes kõnes välja öelnud. Need 500 miljonit oleks enamuses orjad, kes peale mõnda põlvkonda enam ei oskakski vabadust ette kujutada ega ka igatseda. Täpselt nii on kirjeldanud ka George Orwell oma teise maailmasõja ajal kirjutatud teoses 1984. Raamatus kirjeldatud ühiskonnas, kus kõik oli tagurpidi ja valitsus dikteerib absoluutselt kõike, on inspireeritud teise maailmasõja ajupesuperioodist, kus inimesi suudeti massidena kaasata üksteise tapmisesse. Väga sarnane on olukord ka täna. Sõdurid üle maailma on nõus tapma teisi, sest neile on antud selline käsk. Suht sama nagu filmis Terminaator, kus tulevikus saadetud robot täidab oma käsku. Milleks üldse oma peaga mõelda?
Kogu see lugu, mis ma teile hetkel jutustan, ei ole kellegi vandenõufriigi väljamõeldis, vaid avalik info. Internet ja raamatukogud on täis infot absoluutselt kõige kohta. Just seda infot, mida te televisiooni ja massimeedia vahendusel lihtsalt ei saa. Sellises ühiskonnas pole mitte keegi kaitstud. Ükskõik kui kõrgel positsioonil keegi ka arvab, et ta on, sest alati on keegi veel kõrgemal. Kedagi neist ei saa usaldada. Vaadake, mida nad on teinud oma endiste sõpradega. Saddam Hussein. Suur sõber 80-ndatel. 2006. aastal poosid nad üles. Kuidas tundub? Muammar Gaddafi. Suur sõber alles mõned aastad tagasi. 2011. aasta septembris lasid nad ta maha. Kas terve mõistusega inimene suudab usaldada selliseid tegelasi? NATOsse kuuludes on Eesti USA liitlane. NATO on sõjaline organisatsioon. See tähendab, et selles organisatsioonis tegeletakse inimeste tapmisega. Eesti riik on liitlane massimõrvaritega. Suurbritannia valitsus lasi globaalsel eliidil korraldada 2005. aasta 7. juulil Londoni metroos pommirünnakud, tappes ja vigastades sadu inimesi. Kuuludes NATOsse on Eesti ka Suurbritannia liitlane. Eesti riik on liitlane ka sealsete massimõrvaritega. Kas mõni selge mõistusega inimene arvab, et Eesti poliitikud ei ole nende asjadega kursis? Nemad on meie esindajad, kes ka raskes majanduslikus olukorras teenivad suuri summasid, kuna on liidus massimõrvaritega. Kui avalik see peaks olema, et inimesed sellest läbi näeksid? Võtame näiteks hiljutise Savisaare skandaali, kus Kapo tuli välja avaldusega, et Savisaar on ohuks Eesti julgeolekule. Kapo ehk Kaitsepolitsei, organisatsioon, mis tegeleb Eesti riigi huvide kaitsmisega. Miks midagi Savisaarega tehtud pole? Miks on ta endiselt Eesti ühe suurima erakonna juht, olles samal ajal oht Eesti riigile? Võtame järgmiseks näiteks 2011. aasta detsembris välja tulnud maade jagamise skandaali ja IRL-i FOPA, kus tuli välja, et tipp-poliitikud on hankinud elamislubasid Vene rikkuritele ja suurärimeestele. Nende skandaalidega seotud olnud ministrid on endiselt oma kohtadel. Keegi pole ise tagasi ka astunud. Või siis Siim Kallase 90-ndate $10 miljoni afäär. Sama mees on hetkel kõrgel positsioonil Euroopa Komisjonis. Iroonilisel kombel on ta muu hulgas ka korruptsioonivastase võitluse volinik. Heaks näiteks on ka Mart Laari 90-ndate niinimetatud rublaskandaal, kus nii mõnedki ärimehed said tänu õigetele tutvustele üleöö miljonärideks. Kõigil nendel juhtudel on kaotajaks jäänud tavainimene, maksumaksja. Mart Laar on mees, kes 2012. aasta jaanuaris kustutas oma Facebooki seinalt ära aktat puudutava arutelu. Tsensuurivaba interneti poolehoidjad kirjutasid kaitseminister Laari Facebooki konto seinale oma mõtted ja esitasid küsimusi nagu mõtlevale inimesele kohane. Laar aga vältis küsimusi ja kustutas need lihtsalt ära ning ütles ausa näoga, et tema ei tea, kuhu need kadusid. Ilmselt sai ruum täis. Me kõik adume, et ilmselt tegelevad valitsused kahtlaste tehingutega igas maailma nurgas. See ei ole mitte kellegi jaoks üllatus. Nad on kõik korrumpeerunud, viimane kui üks. Kui palju on neid inimesi, kes kätt südamele pannes siiralt usaldavad oma valitsust? Mina ei ole oma elus kohanud mitte ainsatki, kuigi olen seda küsinud nii paljudelt inimestelt kui võimalik. Võtame ette parvlaev Estonia katastroofi 1994. aastal, kus uppus üle 800 inimese. Mitmed ellujääjad kirjeldasid plahvatuse sarnaseid mürtsatusi vahetult enne laeva uppuma hakkamist. Õnnetuse detailid on kuulutatud salastatuks. Igasugused õnnetuse uurimise palved on pidevalt tagasi lükatud ning korduvalt on soovitud see koht betooniga üle valada, et mitte häirida omakseid. Kui paljud inimesed usuvad, et valitsuse soov
õnnetuskoht betooniga üle valada on seotud millegi muu kui varjamisega? Või kas keegi usub, et Putin Venemaal on aus vend? Ta on olnud võimul juba 3 ametiaega, 2 korda ise, 3. kord Medvedevi tagant. Nüüd on ta 4. korda Venemaa juht. Millise riigi juhte üldse saaks usaldada? Obama on endine CIA töötaja. Putin on endine KGB töötaja. Kuidas tundub? I am aware of not only the extraordinary work that you've done on behalf of the Russian people in your previous role as as president, but in your current role as prime minister. Huvitav. Venemaa rahvas küll nii ei arva. Putini presidendiks valimisvõitu ei usu keegi. Kas panite tähele, et Eesti pugejad ei julge sel teemal üldse sõna võtta? USA riigisekretär Hillary Clinton usub aga küll, et valimised olid ausad. Sama ausad kui USA's. Kõik niinimetatud vandenõuteoreetikud ehk inimesed, kes ei usu sulaselget vale, saab panna uute seadustega kuni eluks ajaks vangi. The bill is worded so broadly that it basically could, throw you or I or anyone into jail for being perceived as the war on terror. And it doesn't really set any limits in terms of who makes the decision about that perception. And so, if, say, we speak out really strongly against the government and it's somehow perceived as being a threat to the United States, we can see ourselves locked up, held by the military, interrogated, held indefinitely, and all without a basic right to, an attorney or a public trial, and etc. Al-Qaeda pole selline, nagu meile räägitakse. Seda rahastab USA, värvates vaeseid noori ja karjuseid, samamoodi nagu läänemaailmas palgatakse sõdureid. Neid manipuleeritakse religiooni läbi teisi tapma, meid manipuleeritakse massimeedia läbi kõike uskuma. Kõik on sama. Euroopas on selle auto nimi Opel, Austraalias Holden, Eestis on selle nätsu nimi Orbit, Inglismaal Extra, rahastaja on sama. Niimoodi mõlemaid pooli rahastades ollakse pidevalt võidus. See on sama nagu showmaadlus Ameerikas. Kõik teavad, et siin ei käi mäng selle üle, kes teisele molli annab, vaid see on lihtsalt show. See kõik on varasemalt kokku lepitud. Avalikult liiguvad nad ringi ja teevad nägu, nagu nad oleksid konkurendid. Kulisside taga joovad nad koos ja panevad pidu. Riike ei valitse presidendid ega peaministrid, vaid pangad, mis kuuluvad illuminaatidele. 2011. aastal sai Kreeka uueks peaministriks Lukas Papademos, kes on endine Euroopa Keskpanga asepresident, kui ka endine Bostoni Föderaalreservi agent. Meeldetuletuseks, Föderaalreserv on erafirma. Itaalia uus peaminister Mario Monti on endine Goldman Sachsi töötaja, kui ka trilataarse komitee liige. Samasse komiteesse on kuulunud ka Eesti president Toomas Hendrik Ilves. Goldman Sachsi endine töötaja Mario Draghi on nüüd Euroopa Keskpanga juht. Lehman Brothers Holding Inc. oli üks maailma suurimaid finantsteenuste firmasid. Selle endine tipptöötaja Luis de Guindos on nüüd Hispaania majandusminister. See list on lõputu. Lühidalt, kõikjal on pankade käsi mängus. Ja see on avalik info. Iga loll peaks nägema läbi sellest. Follow the money. Follow the money. I'm a real wild one, wild one, wild one, wild one. Pangad, mis kuuluvad illuminaatidele, rahastavad ka Al-Qaidat. Veidi segane? Al-Qaida on väga segane ja ähmane teema. Mida sina tead üldse Al-Qaidast? Massid ei tea, mis või kes on Al-Qaida. Al-Qaida on palgasõdurite jõuk, mida rahastavad pangad. Miks? Et siis saaks süüdistada Iraaki või Afganistani või Iraani, et näe, vaata, Al-Qaida on seal. Siis saab uue sõja korraldada. Al-Qaidat on nüüd kasutatud kõikides viimastes sõdades. Peale Gaddafi kukutamist
lehvivad Liibüas Al-Qaeda lipud. Seega saab varsti ka Liibüas uue sõja korraldada, sest Al-Qaeda on vaja ju mingi hetk võimult maha ka võtta. Ning mis peamine, Liibüast on saanud USA ja NATO niinimetatud Aafrika peakorter, kus saab juhtida tulevast kogu Aafrika okupatsiooni. Miks nad pidevalt sõdu korraldavad? Et saada rohkem maksumaksjate raha ja piirata meie vabadusi. Miks nad seda teevad? Et hoida meil kontroll peal, et me üle käte ei läheks ja läbi ei hammustaks seda kavalat süsteemi, kus rohkem kui 50% kogu maailma varast kuulub mõnetuhandelisele eliitklassi kuuluvale tegelasele. Lisaks internetile on see info tulnud avalikuks ka seetõttu, et nendes organisatsioonides leidub ka ausaid inimesi. Tasub ära mainida, et poliitilisel tasandil on sõna võtnud 911 vandenõu kokkumängust sellised tegelased nagu endine Briti välisminister Robin Cook, endine USA poliitik Lyndon LaRouche, endise Briti peaministri Margaret Thatcheri nõunik Lord Christopher Monckton, Cynthia McKinney, endine USA kongressi liige ja 2008. aasta presidendikandidaat, Dan Hamburg, endine USA tipp-poliitik, endine USA senaator Mike Gravel, Euroopa Parlamendi liige Nigel Farage, Euroopa Parlamendi liige Paul Nuttall, teletäht ja USA presidendikandidaat Roseanne Barr. If you want to say something about the 10th anniversary just passing, and it just came out that a lot of the findings in the 9/11 Commission are actually being kept secret, and they were supposed to be released in 2009. I was wondering, do you have a comment on all the secrecy? I do have a comment on all the secrecy, and here it is. Well, it worked for me. That's all you need. Come on. We know. You guys need an iPhone. You seen anybody doing any time? I saw Cheney making the rounds, hawking his new book. You know? And all the prostitutes, nobody threw him the hard question. The war was started for fake reasons. You know what his response is? No one can deny that the world is better off without Saddam Hussein. Oh yeah, my life is great. Everything's dandy without Saddam. Hey, listen, Dick. Or is it penis, Cheney? You said that they had weapons of mass destruction and ties to Al-Qaeda. You destroyed a whole country. You ruined the lives of so many thousands of our people and slaughtered hundreds of thousands, if not millions of Iraqis. How about the facts? How about bringing him and Bush up on war criminal charges? How about that Tony the Poodle Blair over there in the UK? How about all these people that you mentioned? Not one of them head roll. The only ones that get stopped are you and me and all the rest of the people out there that have become slaves to the system. Siin ei käi mäng enam selle ümber, kas 911 oli sisetöö või mitte. Selles pole mingit kahtlustki enam, et see oli sisetöö. Tänaseks on tegu närvide mänguga. Kui kaua suudab eliit oma alluvaid survestada ja kui kaua suudavad alluvad sellele survele vastu panna? Huvitav, kui kaua suudab Toomas Hendrik Ilves seda mängu edasi mängida? 2012. aasta veebruaris teatas Ilves, et annab Eesti Vabariigi teenetemärgi teiste seas ka George W. Bushile. Meeldetuletuseks, Barack Obama sai 2009. aastal Nobeli rahupreemia, ehk siis 2 meest, kelle juhtimisel on viimase 10 aasta jooksul ära tapetud üle 2 miljoni inimese. Nad jagavad selle eest üksteisele auhindu. Oled sa kunagi mõelnud, miks saavad kohati väga keskpärased filmid ja näitleja sooritused Hollywoodis Oscareid? Auhindu jagatakse ainult oma sõpradele. See on puhas show, mitte midagi enamat. Ehk Ilves annaks Hitlerile ka teenetemärgi, kui ta elus oleks. Sest omasid tuleb ju kaitsta ja ülistada. Samamoodi nagu on näiteks Kuldmuna reklaami auhindadega. Auhinnad saavad ürituse korraldajad ja korraldajate sõbrad. Sest kui sõber toob sulle kliendi, kelle kampaania toob sulle sisse 10 miljonit eurot,
siis on oluline anda selle reklaamikampaania eest auhind. See garanteerib kliendi tagasituleku ja järgmised miljonid. See on ju lollilegi selge. Ja nüüd meeldetuletuseks küsimus. Mis oli maailma suurim äri? Just. Sõjapidamine. Sellepärast suurendatakse pidevalt kaitseväe eelarvet. Ja et me seda infot üksteise vahel jagada ei saaks, pannakse sammhaaval kinni internet. Lõpuks jääb meile net, millega saab lugeda ainult massimeedia, ajupesu ja sõjapropagandat ja saata e-maile. Aga sa tead, et kõiki kirjavahetusi jälgib suur vend. Seega ei saa midagi kirja panna enam. Selline saab olema tulevik, kui me kohe midagi ette ei võta. Mida rohkem meid nuitakse, seda rohkem inimesed üles ärkavad. Praegu on selgelt näha, et nuitsitakse meid. Ela välja! Ela välja! Laske välja, 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 laske välja. Kell on 7:07, koodide raudsed eesriided kinni veits veel. Nornid laenavad üksteisele sea silma jälgedes meid sealt. Netilingid, kiibid, liikumisandurid, loendamatud puutedetektorid. Su elu jõuda aktuaalsust, probleemid, kontrollvaatlusvektorid. Väljavalik hariduse varjus, kes on, kes sobib direktoriks. Analüüsin tehtud inimkatseid ja pime kohta suuna prosektorit. Ulatuslik toimiv organisatsioon 4,5 mill hektaril. Kõik 4 pössi prefektori valve alla kulub 15 sektorit. Mul põhjatõukaart, medkaitsekiht, emotsioon läbib korrektori. Relvitud inimvaret ei taha keegi, põrgub iga toituma nektarist. Mu kirjatükid õhutavad ketti rebima, nämmutatud ajalugu tükkideks rebima, võrdsedest võrdsemad ette rebimas. Võtan paljud kaasa enne kui kebin. Laske mind välja sest vanglas, 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 laske mind välja sest vanglas. Fantaasia vohab musta hallitusena, hingake sisse iga väljend, kõnnin oma rada. Kõnnin oma rada, kõnnin oma rada, kõnnin oma rada, kõnnin oma rada. Kultuurikatlas podiseb aastaid sama tang, valgustustööd teeb põranda all odav sang. Isegi kui pantvangu võtta lang, ta ka kõigest privilegeeritud vang. Ei käi mööda seina äär, ei pimesta säär ega palgamäär. Mu sõnavaras puudub määr, aga palju sob pula on Botswanas väärt. Lojaalsus, julgus, õiglus, au, mis see on kõik ainult tühi jau. Kärped eelarves, sest meid liialdi vastu hakk nagu laulmata laul. Jälgin eksperimenti ligemalt, nägu väändub irveks või kõrnitseb tigedalt anarhia. Aktuaalne pidevalt ajast, kui vööti telepaadiside maha. Olen kui püsti alu tukkunud, rõhuv ebareaalsus tunne kui nukkuks. Kallid kaasvõitlejad, jätke nukrust, lase mässu välja juurida. Valmistame pomme kuni viimane kajakas, sitane monument kukkud. Kuni tööjõud alandavalt odav, röövime ise hakanud leivassi kukrust. Ma on aika relvastatud gängster, ma aju nagu nälgiv kisk ja mõtle ringi. Varastad mult, seda ma sulle ei kingi, kuuled pauku ja tunned stingi. Ta-ta-ta-ta-ta, mitte elusalt ei matana, täis närvi energia relva pataka. Pitsutatagu käsulatakatega. Laske mind välja sest vanglas, 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 laske mind välja sest vanglas. Pimelinna sojakad hõimud vabaühenduse kaudu lõimunud. Spekuleerin nagu sina spekuleerida, kumbki ei tea, kes tegelt võimud. Kõike nägev silm teeb orbiidil tiire, veberid kaotavad riigi piire. Tööline paljuneb nagu põlvhiir, turvaline illusioon kaob kiirelt. Kui saad aru, et ilusad loosungid on tähtsate tegelaste mäng, pössid planeedi suurim gäng ja enamus arutlevad nagu juurviljad. Masub olemas sembop släng, on vaimne surutis, sest roppäng. Teen oma elutööd või jään kängu, pilgud mulle, see track on bäng. Laske välja, laske mind 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 välja. Endine kommunist Andrus Ansip mõnitab neid inimesi, kelle peaminister ta on. Nimelt ütleb ta, et interneti tsenseerimist taotlev akta on ülimalt õige asi ja akta vastased söövad ilmselt mingeid kahtlasi seemneid. Tsensuur pole kunagi varem olnud nii intensiivne kui hetkel. Internetti piiratakse nii palju kui võimalik. USA telejaamad vallandavad viimaseid julgeid saatejuhte.
Veebruaris 2012 vallandati suurte reitingutega saatejuhid nagu Pat Buchanan MSNBC'st ja Charles Napolitano Foxist. Vallandamise põhjuseks olid mõlema saatejuhi puhul sõjavastane hoiak ja Ron Pauli toetamine.